Tere tulemast sõnnid! Siin on teie maikuu ülevaade ja kuna maikuu kuni 10. on selline teistsugune aeg, siis vaatame teistsuguseid sõnumeid teise kaardipaki pealt lisaks. Ehk siis alustame nende nii-öelda teistsuguste sõnumitega, mis tähendab siis seda, et need sõnumid on pigem nii-öelda teie hooldajatelt, kaitsjatelt, inglitelt, kuidas iganes te neid kutsute või nimetate, selleks, et te praegu saaksite uude energiasse edasi liikuda, et mis on nüüd praegu juba aprilli keskelt kuni mai 10. meie ümber ja meile seda võimaldab. Siis mida te peaksite praegu lisaks kõigele muule teadma. Ja siit tuli kohe. Nii. Ja sõnum on siis selline. Teie nii-öelda oskus mitte enda peale mõelda ja kogu aeg teistele oma energia suunata hakkab teie näppe kõrvetama või on juba hakanud seda tegema. Ja praegu on see hetk, kus te peaksite võtma selle aja maha, tegema pausi enda peas ja mõtlema, kuhu ja kuidas te oma aega kulutate ja kellele. Aeg, see võrdub elu. Kui palju teil seda on? Ehk siis te just nagu hoiate kellegi teise elu ja asju enda käes rohkem kui enda oma ja kannatate selle pärast. Äkki oleks nüüd aeg need kannatused lõpetada ja võtta oma elu enda luua ja teha lõpuks ja nii-öelda endale kindlaks jääda seekord oma loomises ja tuleviku vaadetes. Et see on nüüd selline asi, mille peale peaksite nüüd enne 10. maid mõtlema, siis tulevad need vastused ka teile lihtsamalt. Tehke analüüs, päris tõsine iseendas, just selle kohta, kuhu te oma elu ja aega kulutate. Ja kui palju te hoiate enda ja kui palju teiste asja ja kui palju te kõrvetada olete saanud. Nii. Ja tavasõnum siis on selline, et see kuu on teil imepärane võimalus kuskilt tutvusringkonnast saada mingisugune info, mille alusel te saate luua midagi uut täiesti enda elus. Ehk siis vaadake ringi oma tutvusringkonnas, suhelge, ka need kaardid näitavad seda suhtluse vajadust, et välja selgitada, kuhu ja kui palju tema aega. Suhelge inimestega, kes tegelikult ka teie ellu mingisugust väärtust pakuvad. Ja tänu ühele inimesele nendest on teil võimalik midagi täiesti uut alustada, mida te olete võib-olla ammu tahtnud, soovinud, ihaldanud, aga see on kuidagi käeulatusest välja jäänud. Ehk siis lõpetage aja raiskamine valedesse kohtadesse ja suunake energia enda elu loomise peale. Ja see käib läbi õigete sõprade. Mitte lihtsalt igaühe. Ehk siis kvaliteet üle kvantiteedi. Mõtlemise koht. Aitäh ja olge hoitud!